on meil suur au vestelda Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega. Kõigepealt õnnesoovid teie hiljutise sünnipäeva puhul. Oi, suur aitäh! Meie vaatajatel oleks huvitav teada, et kuidas siis Eesti Vabariigi president oma sünnipäeva tähistab. Ma ei oskagi öelda, ma ärkasin hommiku üles ja siis oli ukse taga seltskond, kes tõi mulle tordi. Ja siis need, kes tordi tõid, ütlesid mulle, et kell 10 minutit enne 10 tuleb Vikerraadio lahti teha. Ja siis oli seal õnnitlus ja sünnipäeva puhul. Sees rubriigis, kus öeldakse eakatele, on see sünnipäeva õnnitlused. Et ma siis ootasin, kui 90 jõudis alla 64 ja seal ta oli, sooviti palju õnne. No siis läks täitsa hästi. Aga kui te olite näiteks minu vanune, kas te unistasite presidendiks saamisest? Kindlasti mitte. Tol ajal võib-olla sai unistatud kuningaks saamiseks, aga presidendiks mitte. Et ei, sellist unistust ei ole minul kunagi olnud, et elu on selle ameti mulle toonud, et nüüd on hilja unistada sellest. Aga kelleks te siis soovisite lapsena saada? Oi, see sõltub jälle sellest, mis vanuses seda mult küsiti. Et kui ma noorem olin, siis tahtsin bussijuhiks saada. Kuna lähedal oli bussijaam, siis ikka vaatasin, kas bussid sõidavad ja nii edasi. Nii et, aga jälle, eks ühel hetkel, kui see eriala valik käes on, siis on neid valikuid nii palju ja siis tuleb sealt üks valida. Aga sealt edasi elu on jälle viinud niimoodi, et seda eriala on tulnud ka vahetada selle aja jooksul, kui on siin elatud. Nii et ma olen selles mõttes kaasaegne inimene, et elu kestab õppe, nii et kogu aeg õpid. Aga kas president peab ka olema ettevõtlik? See tähendab ettevõtlik kõige laiemas tähenduses, ehk siis teiste sõnadega initsiatiivikas? Kindlasti peab olema. Ise küsimus on see, palju seda initsiatiivi on võimalik rakendada. Sellepärast president ikkagi peab esindama riiki ja astuma riigiga ühte sammu. Et siin väga sellist ise peale hakkamist ei saa väga olla. Aga kindlasti loomingulisust on vaja ja paindlikkust ja olla valmis kõigeks ja eks see on ka natuke, mida ka ettevõtlikuks võib nimetada. Aga kust tulevad presidendile teemad, millega tegeleda? Siis kuidas ja kes üldse valivad, siis millised teemad on olulisemad ja millised vähem olulisemad? No need teemad ju toob elu ise. Et täna me näeme, et on teema, millega peab tegelema, see on sõda Ukrainas. Ja nii ta tuleb. Eks on ka rõõmsamaid teemasid ja kui on mitu teemat, eks siis saab siis valida sealt. Eks antakse nõu, presidendil on suur eelis, tal on palju nõunikke, kes kõik siis püüavad nõu anda ja siis president kas kuulab nõu või ei kuula nõu, aga üldjuhul president kuulab nõunike nõu. Eesti noored on olnud järjestikus mitmes suures kriisis, nii koroona, Ukraina, et mida te soovitate noortele, et kuidas siis sellistes olukordades hakkama saada? Ega see ongi keeruline. Mina olen sellest põlvkonnast, kes selliseid kriise ei näinud ja ka sõda nii lähedalt ei ole mina näinud. Nii et eks tuleb vaimu hoida ärksana ja mitte laskuda masendusse ja depressiooni ja muidugi kõigile tuleb kaasa elada ja kaasa tunda, mis praegu Ukrainas toimub. Aga tuleb vaadata ka, et on ju rõõmsamaid hetki ja siis võib-olla keskenduda nendele, ka kõige raskematel aegadel on ka rõõmsaid momente, nii et see vast aitab. Kuidas hoiab president end Eesti ettevõtjatega kursis, siis täpsemalt noorte ettevõtjate tööde ja tegemistega? No täna ma tulingi siia, et ettevõtjatega kursis olla ja ma sain ühe ettevõtja käest isegi kingitusi, ma võin seda ka näidata, siin on mul tasku. Mis mulle üks ettevõtja kinkis ja ettevõtja siin praegu küsitleb mind. Nii et nii see kokkusaamine käib, tuleb minna ettevõtjate juurde ja siis ka ettevõtjad kutsuda endale Kadriorgu. Aga kõige tähtsam on ikka käia seal, kus reaalselt ettevõtmine toimub. Ja presidendil on suur eelis ka veel riigivisiitide ajal võtta ettevõtjaid või äridelegatsioone endaga kaasa, et siis viia neid rahvusvaheli areenile ja siis tutvustada neid seal, et nad saaksid neid kontaktid ja et siis ettevõtte veel siis suuremaks läheks, kui ta hetkel on. Ja lõpetuseks, mida peaks üks õpilane tegema, kes soovib presidendiks saama peale selle, et koolis tuleb hästi õppida? Ega seal muud ei olegi, et koolis tuleb hästi õppida, aga ega teinekord see ka ei aita, sest mina mingil hetkel ei õppinud hästi. Aga ma ei taha soovitada ka seda, et ärge õppige hästi, et siis saate presidendiks. Et ei, tuleb ikkagi õppida ja siis kui neid ametid on teisi ka, mis on väga põnevad, nii et
kui ainult sihtida presidendiks saada, siis võib-olla jäävad mõned olulised asjad tegemata ja mis kõige kurvem on, et siis lõpuks ei saagi presidendiks, nii et tuleb silmad lahti hoida ja veel kord õppida ja areneda ja siis veel kord õppida ja siis on ühel hetkel avastad, et on täitsa toredat elu elatud. Aga suur aitäh, härra president, et te külastasite Pernova hariduskeskust ja Pärnu noortetelevisiooni. Suur aitäh teile, siiani oli väga põnev.